Nüüd jätkab siis meie uue tootearenduse Silk tutvustamist Kaja Õis. Silk on siis ka toode, mis on ülikooliga koos välja töötatud, et nüüd Kaja räägib sellest lähemalt. Tere kõigile! Tutvustan täna siin teile siis Värska loodusliku mineraalvee nina- ja kurguspray Silk saamislugu. Oma ettekandes kasutan nii meie Silga andmebaasis olevaid kui ka projekti materjale ja et ma ennast kindlamalt tunneks, siis ma olen hästi palju pannud ka siia paberile kirja, et piilon siit. Koostööprojekt siis, millest kõik algas, sai sihtasutus Archimedeselt toetust tegevuse nutikas raamest. Ja antud projekti Värska leiukoha mineraalvee sobivus loodusliku ninasprei tootmiseks algatamise ajendiks oligi just asjaolu, et aktsiaselts Värska sanatoorium soovis Värska mineraalvett kui unikaalset maapõue ressurssi praegusest veelgi enam väärtustada ning leida sellele uus ja innovaatiline kasutusvõimalus. Üheks selliseks väljundiks on nii Eesti kui ka kogu maailma kontekstis unikaalse toote mineraalveel baseeruva ninasprei valmistamine. Aasta 2018 algul puudus informatsioon analoogse toote olemasolust maailmaturul, kusjuures ka teadusajakirjanduse analüüs ei andnud viidet vastavasisuliste uuringute ja arendusprojektide läbiviimise kohta. Kaubandusvõrgus müügil olevad looduslikud ninaspreid on valmistatud kas siis mere- või ookeanivee baasil. Seega oli antud projekti näol tegemist uudse valdkonna piire laiendava uuringuga. Ja selle projekti eesmärgiks oli välja selgitada, kas ja millistel tingimustel sobib Värska nr 6 mineraalvesi loodusliku ninasprei tootmiseks. Koostöös Tartu Ülikooli Ökoloogia ja Maateaduste Instituudi, Keemiainstituudi ning Farmaatsia Instituudiga läbi viidud projekti tulemusena loodud nina- ja kurgusprei ületas uuringutes kõik ootused. Erinevalt mere- või ookeanivee baasil toodetud spreidest sisaldab Silga lahus algupäraselt kõiki väärtuslikke mineraale ja mikroelemente, rauda, mangaani, liitiumi ja teisi, ja neid juba siis optimaalses koguses ning see ei vaja siis eraldi lahjendamist ega säilitusaineid. Saades 2018 hilisügisel Tartu Ülikooli teadlaste käest kinnituse, et Värska puurkaevu nr 6 mineraalvesi sobib ninasprei tootmiseks, algas töö tootmise väljatöötamiseks. Koos meeskonnaga leiti sobivad lahendused tootmisruumile, tutvuti erinevate tootmisseadmete pakkumistega, tegeleti pakendi kujundamisega ning jooksvalt toimus kogu vajaliku dokumentatsiooni koostamine. Omaette selline tegevus või sündmus oli ka siis tootele nime leidmine, milleks siis tehti avalik konkurss, kuhu tuli üle 200 nime pakkumise. Võitjaks osutus siis Silk. Nii. Meie jaoks taas suur ja oluline otsus tehti aprillis 2020, kus siis Terviseameti poolt registreeriti Värska looduslik mineraalvee nina- ja kurgusprei Silk meditsiiniseadmena. Sisenesime nüüd siis Eesti turule. Looduslik mineraalvee nina- ja kurgusprei Silk on Värska 6. puurkaevust pärit 100% looduslik mineraalvesi, mis on mõeldud ninakinnisuse, nohu ja ülemiste hingamisteede ebameeldivate sümptomite leevendamiseks. Silk on säilitusaineteta puhas, hüpertooniline steriliseerimata mineraalvesi, mis on looduslikult kõrge soola ja mangaani sisaldusega. Lahuse soolasisaldus on natukene kõrgem keha loomulikust soolatasemest. Ja nagu ma juba mainisin, siis soolane mineraalvesi leevendab ninakinnisust, puhastades samal ajal ninaõõnd liigsest limast ja aitab seda kaitsta nakkuse eest. Soolasisaldus on kuskil seal 17 kuni 20-21 grammi liitris. Leevendus saab ka kurguärituse ja kurgukuivuse korral. Silgal ei ole kahjulikke kõrvalmõjusid
ja seda võib kasutada pikema aja jooksul. Meil siis välja töötatud müügipakend on selline valge karp. Pudel on siis 30 milliliitrine, pudel on pumppihustiga, mis siis on antibakteriaalne pumbasüsteem, mis tagab sisu puhtuse kogu kasutusaja jooksul. Soetada saab seda hetkel Apoteeka apteegiketist, Põlva Võru Coopi suurematest kauplustest, Setomaa saatkonnast Imavere ristis, Värska Kurotravikeskuse ja Regi maja infoletist ning Tartu Lõunakeskuse taluturu tervisetoodete riiulilt. Kohe oleme tulemas välja ka müügikampaaniaga, mille baasil saab ostja, tarbija soodsamalt Silgaga rõõmustada rohkemaid kui ainult enda pereliikmeid. Ootame teid kõiki oma tervist turgutama just Setomaa maapõuest pärit loodustooteid Silgaga. Lõpetuseks tahan veel mainida, et tunneme uhkust selle üle, et oma kohalikku setomaist päritolu selle tootega oleme rõhutanud kasutusjuhendis ja pakendil oleva setokeelse tekstiga. Nii juhend kui pakend on ühe keelena siis seto keeles. Et tervislikku ja mõnusat kasutamist. Tänan tähelepanu eest. Ja nüüd siis vaatame kõik koos ühte reklaamvideot, mis on veel nii värske, et ekraanidele pole jõudnud, aga ootame jõulude ajal siis ka teleekraanile. Kohe, sa niimoodi lähed? Kohe lähe. A tilgakas tahad või? No, tilgakas tõks taha. Terves tege helu ja meele, tilgakene, terves tege helu ja meele, terves tege helu ja meele, kurgusad sul kõrda pilte, tilgakene, kurgusad. Värska mineraalveega nina- ja kurguspreid Silk on saadaval kõigis hästi varustatud kauplustes ja apteekides. Nii, on minule mingid küsimusi? Või siis, aitäh. Võtan selle. Nii, tervist siis jälle siit poolt ja tänan eelmisele ettekandjale ning meie järgmine ettekandja nüüd on, mina nimetaks teda professor emeritus, aga professori kraadidel kahjuks Tartu Ülikoolist ei ole, kuigi ta on ääretult teenekas Tartu Ülikooli füüsik ja tänu temale siis on meil võimalus lihaste omadusi mehaaniliselt hinnata äärmiselt unikaalse seadmega kood nimetatud myoton. Nii et Arved, oled sa kuuldel? Loodan, et kuuled. Mina kuulen teid hästi. Kas mind ka kuulata? Meie kuuleme sind ka väga hästi, näeme ka. Ja siis on ju tore. Ma pean siis nüüd avama oma slaidi. Jah. Vaatame, kas sul õnnestub esimese korraga. Slaidi seanss ja algusest. Nii. Arvata võib. Kas nüüd on ekraani näha? Nüüd on kõik korras. Ja alustame siis algusest ja sujuvalt lõpuni. Võiduka lõpuni. Aitäh. Edu sulle. Ja kõigepealt, kallid kolleegid, tahaks juhtida tähelepanu ühele seigale, nimelt, et see seminari nimetus, sellest ma sain teada mõned päevad tagasi ja seetõttu minul ei ole nagu selle seminari põhiteemast, tema selle uurimistöö eesmärkidest, meetoditest ja ka kontingendist, keda uuriti, ülevaadet või teadmisi ja ma vabandan, et võivad minu ettekanne veidikene liiga akadeemiline. See tähendab, et ma tutvustan
skeletilihaste biomehaaniliste parameetrite tähendust. Ja see oli ka siis seminari korraldaja Alar Veracitsi soov, kui ta kutsus mind esinema sellele seminarile. Nüüd tahaks konstateerida, et lihashaigusi peetakse ravimatuteks ja see on kindlasti ka üks asjaolu, mis selle tingib, on see, et liiga hilja diagnoositakse neid muutusi, mis leiavad aset skeletilihastes ja see hilisem, kui juba on kaebused patsiendil, on tekitanud pöördumatuid morfoloogilisi muutusi. Ja ka Ameerika töötervishoiu arstid on öelnud, et lihashaigusi ei saagi ravida, vaid neid tuleb ära hoida. Aga profülaktikaks ja ennetuseks on väga oluline koguda andmeid muutuste kohta skeletilihastes ja see ei ole mitte lihtne ülesanne, kuna on juba ette teada, et pehmed bioloogilised koed on oluliselt keerulisemad, kui näiteks testida kas mingit metalli, puitu või plastmassi, kuna elusorganismides ja elundites toimub pidev ainevahetus ja nad on ajas muutuvad. Nii et seega siis sai ka loodud meetod ja seade Meomeeter, mis siis võimaldab mitteinvasiivselt ja lihtsalt hinnata numbriliste näitajate põhjal, numbriliste parameetrite põhjal muutusi skeletilihastes. Selleks siis ongi nii biomehaanilised kui viskoelastsed omadused. Ja see meetod ongi siis leiutatud, et me saaksime tõenduspõhist infot, saaks numbrilisi parameetreid, bioloogiliste kudede seisundi, biomehaanilisi ja viskoelastsed omadusi siis kajastavad. Ja need täiendaksid siis diagnostilist informatsiooni. Ja nüüd mõningad definitsioonid. Kõigepealt biomehaaniliseks omaduseks nimetatakse bioloogilise koe mehaanilist vastust mehaanilisele üksikimpulsile ehk mõjutusele. Ja skeletilihase viskoelastsed omadused iseloomustavad pingestatud materjali deformeerumise aeglustumist kuju muutva jõu suurenemisel. Nendest on siis detailselt juttu siin all toodud kirjandusallikas, mida saate siis patendikirjandusest kätte ja võite sellega siis tutvuda. Nüüd aga tahaks mõningaid fakte tuua selle kohta, mille poolest siis pehmed bioloogilised koed erinevad metallidest, plastmassidest, puidust ja kõigist muust mitteelavast materjalist. Ja siin ongi siis nüüd tihtipeale ka eksimused, nimetatakse skeletilihaste mehaanilised omadused, aga tegelikult mehaanilised omadused on hoopis midagi muud ja see on väga segav, sest see, kes teab, mida tähendavad mehaanilised omadused, ta püüab siis nendest skeletilihase mõõtmisest leida vastust siis nendele parameetritele, mis siin on üles loetletud, aga see seade, mis on leiutatud pehmete bioloogiliste kudede mõõtmiseks, ei mõõda ühtegi neist mehaanilist omadust, mis on siin siis loetletud. Nüüd siis pehmetest bioloogilistest kudedest. Inseneriteaduses on muidugi materjalide mehaaniliste omaduste tundmine vajalik, et hinnata materjali vastupanu nii kuju muutumisele kui ka purunemisele. Meditsiinis ja bioloogias on erinev eesmärk ja see seisneb selles, et
tahtis määrata siis parameetreid, millised on seotud organi või koe elutegevusega. Inimese tervisliku seisundi hindamisel tuleks kaasata bioloogiliste kudede seisundi ning biomehaaniliste ja viskoelastsete omaduste parameetreid, mis siis iseloomustavad eeldusi eluks vajalike liigutuste ning liikumiste teostamiseks, aga samuti vere, lümfi ning koevedelike mikrotsirkulatsiooni toimumise tingimusi. Püüdsin kirjandusest leida, mida on räägitud siis mikrotsirkulatsiooni toimumise tingimustest, aga need seni publitseeritud andmed on üpris napid. Mis siis on põhimõttelist erinevust? Pehmetel bioloogilistel kudedel ei ole rangelt võttes pinge ja deformatsiooni graafikul lineaarset lõiku. Nende käitumine pinge muutumisel on kapitaalselt, printsipiaalselt erinev mitte elusatest materjalidest. Ja see erinevus suureneb, kui on tegemist meil koe patoloogilise seisundiga. Ja pehmed bioloogilised koed ongi oma ehituselt keerulised ja käituvad mittelineaarselt ja omavad siis individuaalset varieeruvust ja omadustelt on nad siis anisotroopsed ja adapteeruvad. Ja siin on siis graafik, mis näitab ühelt poolt siis kummi pingestamisel suhtelise kujumuutusprotsentides ja see on lineaarne protsess. Kui meil on tegemist kõõlustega, tendon ligament, me näeme, et algul on see väga lühikest aega lineaarne, kuid siis muutub mittelineaarseks ja ka siin edasi regioon, mida võib tinglikult pidada lineaarseks. Sellele järgneb siis suhtelise kujumuutuse protsendi suurenemisel ala, kus siis muutub kõik see mittelinaarseks ning selle pinge edasitõstmisel enam pinge ei tõuse, kujumuutus suureneb ehk teiste sõnadega järgneb purunemine, trauma. Kui me vaatame alumisel graafikul on toodud skeletilihas, siin väljendub see mittelineaarsus veelgi tugevamini ja esimeses kuni 4%-lises suhtelises kujumuutuses püsivad veel skeletilihasse kiudu ümbritsevas endomüüsiumis paiknevad kollageeniheeliksid, aga samuti peri- ja epimüüsiumis paiknevad kollageeniheeliksid kortsulised, inglise keeles siis crimped. Ja kui nüüd pinge suureneb, siis on näha, et need kollageeniheeliksid sirgenevad ja nii nagu ülepool toodud, ka siin teatud suhtelise kujumuutuse järel algavad mitte taastuvad protsessid ehk siis vigastused, purunemised. Nüüd siis terminitest, lihaste toonusse ja siis biomehaaniliste parameetrite tähendusest. Myomeetrilisel meetodil me saame numbrilised väärtused, mis iseloomustavad toonust ehk siis skeletilihaste seisundit. Saame numbrilised parameetrid elastsuse kohta, mis on siis biomehaaniline omadus, jäikuse kohta, mis on samuti biomehaaniline omadus, aga samuti ka siis roomavuse kohta, mis on siis viskoelastne omadus ja mehaanilise pinge relatsiooni aja kaudu, mis on samuti ka siis viskoelastne omadus. Toonust tuleks kindlasti defineerida kahest aspektist. Üks on siis passiivse skeletilihase rahuliku toonus, millel puudub tahteline kontraktsioon ja mis väljendub siis mehaanilise tõmbepinge näol.
Seda me ei saa tahtega väiksemaks muuta. Ja lihastoonus siis iseloomustab puhkeseisundis oleva lihasse töövõime taastumise tingimusi ja kui see toonus on normaalsest väärtusest, olgu see siis individuaalnorm või populatsiooninorm suurem, sellisel juhul kõrgenenud toonus suurendab siis lihase sisest rõhku ja ka ahendab lihaste siseste veresoonte ja kapillaaride ristlõiget, millest tulenevalt halvenevad lihase verevarustuse tingimused. Teine mõiste, mis on eelmist vaja eristada, on siis asenditoonus ja see on siis mehaaniline pingus lihases, mille abil kindlustatakse keha tasakaal, kehaosade omavaheline asend ehk siis rüht ja luuakse aktiivseks lihastööks vajalik eelpingefoon, kusjuures kogu närvilihasaparaadis tagatakse toonus ühelt poolt siis kesknärvisüsteemi, teiselt poolt ka rakutoonuse kaudu. See on nüüd teadmeteostes niimoodi defineeritud ja ma arvan, et see on asjakohane ja otstarbekas teada. Nüüd siis esimesest biomehaalist omadusest on elastsus. Elastsus iseloomustab lihasse omadust taastada oma esialgne kuju pärast kontraktsiooni või siis välisjõu mõju lõppemist. Ja nüüd myomeetria meetodil iseloomustatakse elastsust ühe omavõnke perioodi vältel hajunud mehaanilise energia hulgaga. Ehk siis arvutuslikult on see logaritmiline dekrement, mis on siis amplituudide suhe lihases üksikimpulsiga esile kutsutud oma võnkumisest, mida registreeritakse siis kiirendusanduriga. Mida elastsam on siis lihas, seda väiksem on elastsust iseloomustava logaritmilise dekremendi väärtus ja teoretiseerides absoluutse elastsuse puhul, mida muidugi looduses ei esine, oleks siis dekremendi väärtus 0, ehk siis tähendab võnkumise esilekutsumise järel, võnkumise sumbumist ei toimu. Aga kui me mõõdame pehmeid bioloogilisi kudesid, siis logaritmilise dekremendi väärtus on 1–2, arva kui alla 1. Ja elastsus siis on parameeter, mis siis määrab lihasse verevarustuse tingimused dünaamilise lihastöö ajal. Nüüd siis jäikus. Jäikus iseloomustab lihasse omadust osutada vastupanu tema kuju muutvale jõule. Ja tal on ka siis mõõteühik, mis on siis Newtonit meetri kohta. Ja liigutustegevuse käigus on jäikus seotud antagonist lihaste vastupanuga agonistide tööle. Kõrgema jäikusega antagonist lihasse väljavänitamiseks tuleb agonist lihasel kulutada rohkem energiat. See ei lähe mitte üksnes mingi eseme või kehaosa ümberpaigutamisele, vaid ka antagonist lihaste väljavänitamiseks. Selle väljavänitamise jõudu on võimalik arvutada, kui on olemas meil biomehaanilised parameetrid, mida saab siis myomeetriga mõõta. Ülemääraselt suurenenud lihasjäikus põhjustab jõuliselt kiirete liigutuste puhul siis nii lihasse, mikro- kui ka makrotraumasid, aga ka kõõluste katkemistraumasid. Ja kui meil on kehapoolte, vasaku ja parema kehapool lihaste jäikuse erinevus, asümmeetria, see põhjustab meie liigutuste rütmihäireid. Nüüd siis viskoelastsetest omadustest. Roomavus on siis pehme bioloogilise koe omadus jätkuvalt muuta kuju konstantse pinge seisundis. Seega asendi hoidmisel me peame pidevalt pinget muutma, et lihase pikkus püsiks konstantsena. Ja myomeetria meetodil me roomavust iseloomustame Deborah arvuga. Pehme bioloogilise koe relaksatsiooni omaduse all mõistame omadust vabaneda mehaanilisest pingest konstantse pikkuse korral.
ja nüüd nende kahe parameetri tähendusest, et mis moodustavad kokku siis viskoelasse käitumise. Me teame, et need peegeldavad siis deformatsiooni kiirusest sõltuvaid lihasse omadusi ja roomuse ja mehaanilise pinge relaksatsiooni aeg iseloomustavad samuti siis aeglustavad pingestatud lihasse kuju muutust. Ehk teiste sõnadega, kui meil on viskoelassed omadused halvad, siis see on ka üks eeldus, kui meil tekib lihasse ülekoormustrauma või siis ka lihaste purunemine, mida me võime näha nii sportlaste korral, olgu need siis maailmameistrivõistlused või olümpiamängud. Ja nüüd siis mõne sõnaga, kuidas me neid hinnanguid peaks andma. Skeletilihase toonus ja teised biomehaanilised parameetrid peegeldavad tegelikult ju kogu organismi seisundit. Ja me teame, et nad on ajas muutuvad suurused ja neid näitajad tuleks siis kasutada nii organismi patoloogiste kui ka eelpatoloogiste seisundite diagnoosis ja tulenevad siis nendest eelnevalt sõnastatud definitsioonidest. Ei saa me ikkagi neid iseloomustada ühe parameetri ühe mõõtmistulemuse numbriga, vaid hinnanguid tuleks anda statistiliste näitajate kaudu, olgu see siis keskväärtus ehk siis aritmeetiline keskmine või mediaan, aga samuti väga tähtis on ajas nende muutlikkus ehk seda saab siis hinnata kas siis standardhälve või siis variatsioonikonstandi kaudu ja seda iga indiviidi kohta eraldi ja ka iga lihase kohta eraldi. Ja meie uuringud on siis näidanud, et ühe sama lihase korral on statistiliselt oluline erinevus olenevalt siis vanusest, soost ja ka kehamassi indeksist. Nüüd siis kokkuvõtteks loetletud pehme bioloogilise koe biomehaanilised parameetrid üksikuna võttes ei anna organi seisundist terviklikku pilti, vaid kõigi loetletud parameetrite arvestamine koos suudab anda tervikliku pildi pehme bioloogilise koe hetkeseisundi äratundmiseks. Ja tahaks nüüd kokkuvõtvalt konstateerida, et esinevad põhimõttelised vasturääkivused materjalide mehaaniliste omaduste ning seisundite mõõtmismeetodite ülekandmisel inseneride tegevusalast meditsiini ja bioloogiasse. Tõsi, ajalooliselt see nii oli. Mõõdeti luude, survetugevust ja palju teisi parameetreid. Selleks juba inseneri materjalide uurimiseks valmistatud seadmetega ja sealt ka siis see terminoloogia ülekandmine, kuid tänapäeval see tekitab üksnes mittearusaamist ja seetõttu tuleks ikkagi arvestada kõiki neid pehme bioloogilise koe iseärasusi, mida me ei saa eirata. Tänan. Suur tänu, Arved. See oli mulle järjekordselt väga valgustav, nagu sinuga vestlused on seda alati olnud. Kõik sinu poolt ette määratud korrektuurid kindlasti saavad arvestatud ja nende tulevikus toimuvate andmetöötluste puhul siis ma igal juhul konsulteerin ka sinuga. Meil on täna olnud kontakt maakera teise poolega, kus on pisikese oponendina ütleks sulle, et vanasõna, mis seob kassi värvi ja tema püüdmisoskusi. Et me oleme sinuga ka neid asju arutanud ja see vestlus meil kindlasti sinuga saab tulevikus olema väga huvitav. Aga tänan veel kord ja kui nüüd kellelgi on küsimusi. Olen kuuldel. Saalist ei ole, võrgust ilmselt ka ei ole. Seega tänan sind veel kord osalemast ja läheme edasi meie tänase päevakavaga, mis on natukene nihkes, kuid õnneks on sujuvalt kulgenud. Ja tänan veel kord. Suur tänu sulle.
on olemas üks teine vanasõna, et esimese vasikas pidavat üldiselt aia taha minema. Ja siin Värskas on see aed natuke maad ida poole, kus on siis hoopis teised olud. Ja nüüd me pöördumegi sinna selle teise aia taha. Dear Jelena, do we have our connection? We see Arved now, but shortly I would like to see if we have connection with Moscow. Yes, I think so. Thank you. We hear you loud and clearly. So, and see you also. Nice to see you again after all these confusions. And as I saw also that Professor Mano is listening still, hello to him again. And as your lection will be in English, I understand that our guest lecturers will have a part of your knowledge. And we are glad that you are presenting your results. Ja meil on hea meel, et te oma uurimustulemusi meile täna siin ette kannate. Aega on üsna vabalt käes. Ma näen, et teil on päris pikk slaidide nimekiri siin. Me oleme natukene oma graafikust ees, mis tähendab, et teil on piisavalt aega oma materjali ettekandmiseks, nii nagu soovite. Ja jagage palun ka meiega oma ekraani. Peate vastavale ikoonile siis vajutama oma tegevuste ribal. When you move your mouse to the lower border of your screen, there should appear moving set of commands. Yes, and you can see there in the middle share screen, green one. I'm sorry, it's my turn, yes? Yes. Kas mina pean midagi tegema, küsib ettekandja? There's also some delay in a связь. Tundub, et ühenduses on ka väike lõtk sees, heli ei kostu ka teieni väga kiiresti. Kosmoses olles on ju niimoodi, kujutage ette, et te olete kosmosejaamas, meie oleme siin maa peal. Ma saan aru, et teie instituudis oli ka missioon Marsile 2000 aastal. Ja 15 minutit oli lõtk ühenduses. Ma saan aru, et meie oma on 1,5 sekundit, nii et lihtsam hakkama saada. Aga teil on sõna, palun. Okay, so it's very nice to see all of you and thank you for invitation. Suurepärane on teid näha, aitäh teile kutse eest. Today I will tell you about ja täna räägin teile the translation of space physiology sellest, kuidas kosmosefüsioloogiat on võimalik kasutada taastusravis. Ja keskendun paarile võimalikule võimalusele, mida me kosmosefüsioloogia ja meditsiini jaoks oleme välja töötanud ja mis siis kliinilises meditsiinis on kasutust leidnud. I would like to say that after space flight we have a lot of changes and disorders in sensory motor system. Just sensoorses süsteemis, motoorses süsteemis. Näiteks lihastes on vähenenud jõu, kiiruslikud omadused ja sooritusvõimekus ja erinevad muudatused on aset leidnud selles väga ebatavalises keskkonnas viibimise tõttu. Lihastes on atoonia, atroofia ja ka lihaskudede kiudude hävimine. Samuti muutused lihaskiudude kompositsioonis, transformatsioonil aeglasteks tagasi kiireteks. Ja kõik need muudatused omakorda mõjutavad motoorset kontrolli, sealhulgas spinaalset hüperreflekse, tooniliste motoneuronide suppressiooni ja nende aktivatsioonimustrid on muutunud. Samuti on muutunud liigutuste kontrollmehhanismides päris paljugi. Ja me näeme erinevate patoloogiate puhul ka kliinilises meditsiinis tegelikult täpselt samasuguseid probleeme või takisteid patsientide puhul.
gravitatsiooni jõu kaudu keha pikiteljele suunamine on toimunud, samuti sensoorsete süsteemide aktiivsuse ja aktivatsiooni häired, nagu ma nimetasin ka tooniat ja atroofiat skeletilihastest ja muutust on lihaskiudude ehituses toimunud, samuti luude demineraliseerumine, südame-veresoonkonna võimekuse langus, ortostaatilised muutused, mis on siis vedelike ümberpaigutuste talumatus, sellepärast et vedelikud on eelkõige ümberpaigutatud peapiirkonda, üldise füüsilise võimekuse langus ja ka muutused võimekuses koordineerida liigutusi. Ja me oleme siin mõningaid vastumeetmeid välja töötanud kõikide nende probleemide lahendamiseks, nagu näete paremal piltidel. Loomulikult kõige parem vastumeede siin on füüsiline treening, aga meil on ka mitmeid muid vahendeid, mida astronaudid saavad kasutada, mitte kasutades siis treeningaega, mis aitab nende füüsilist vastupanuvõimet suurendada. Esimene meetod, millest ma tahaksin teile rääkida, aitab siis gravitatsiooni jõu mõju puudumise vastaseid meetmeid kasutada. Me kasutame neid võimalusi ka puuetega inimese rehabilitatsiooniks või taastusraviks. Mitmest kaalutluses kasutusele võetud gravitatsiooni jõu mõju puudumise vastased meetmed on tervishoiusüsteemis edukalt juurutatud, seda motoorsete häiretega patsientide puhul. Räägin nendest võimalustest siis täna siin teile rohkem. Kõigepealt siis üks võimalus, mida me nimetame kosmosesaabasteks, naljakas lugu, sellepärast et eelkõige maailmaruumi jaoks need välja töötati, aga kuna ehitamine võttis aega ning ka Venemaa kosmoseagentuuri reegleid tuli kohandada, siis me kõigepealt maa peal kliinikus töötasime need välja ja pärast seda jõudis alles see abivahend kosmosesse. Siin on näha see vahend, tegemist siis, nagu öeldud, kosmosejalanõudega, kliiniline modifikatsioon sellest samast asjast, prototüüp siin näha. Eesmärk on siin siis teha, mida korvit, need saabad peavad tegema, nimelt talla alla lisada mehaanilist stimulatsiooni. So this min has two separate rubber chambers. Siin on kaks eraldi kummikambrit, õhukompressioonisüsteem ja nendesse kambritesse jõuab õhk niimoodi, nagu inimene loomulikult käib, et avaldada survet siis talla alla. Ja need kompressiooni kambrid lähevad vastavalt siis kõnni sagedusele täis, vasak jalg, parem jalg ja jälle korrates. Nii et patsient tegelikult püsti ei seisa, ei kõnni, aga jalad alla alla jääb retseptorite töötõttu selline tunne, nagu ta kõnniks edasi. Me oleme kasutanud mitmete patsientide puhul seda võimalust, näiteks juhised on töötatud välja insullipatsientide rehabilitatsiooniks ning ka tserebraalparalüüsiga patsientide rehabilitatsiooniks. Kuna tegemist on lihtsasti ühildatava võimalusega teiste motoorsete rehabilitatsioonisüsteemidega, siis kasutatakse seda ka kompleksvõimalusena teiste vahenditega koos. Meie jalade allal nahas on teatud kehakesed, nagu näete pildi peal siin paremal. Siin on mitmed sensoorsed rakud
Neid nimetatakse siin hulgas Meissneri kehakesed, Water-Pacini kehakesed ja muud. Ja need retseptorid, neid iseloomustab see, et nad on kiirelt adapteeruvad ning nad reageerivad kiiresti rõhumuutuse kiirusele. Samuti analüüsitakse aeglasi rõhumuutusi vastavalt kehasendi muutustest tingitud neuraalsest aktiivsusest ning ka saadavad kontrollsignaale neuromotoorsetele üksustele. Kui me neile retseptoritele infot anname, siis see tähendab, et teavitatakse ka meie aju sellest, kuhu täpselt survet on avaldatud jaladalle alla. Ja meil on võimalik korviti vahendit kasutada 3 mustri kaupa. Esiteks aeglane kõnd umbes 3,5 kilomeetrit tunnis, keskmine kõnnikiirus umbes 5 kilomeetrit tunnis ja kiire kõnd 7,5 kilomeetrit tunnis. Ja surve nendes kambrikestes on üsna loomulike tingimuste sarnane. Seda saab reguleerida, aga tavaliselt me kasutame 40 kilopaskalit rõhku, aga vahemik võib olla 10 kuni 70 kilopaskalini. Ja neid parameetreid on võimalik käsitsi paika panna selle mehhanismi puhul. Väga huvitava uuringu viisime me läbi Moskva neuroloogia instituudis. Nimelt me uurisime, kuidas kõndimisel erinevad ajuosad aktiveeritakse. Ja just testisimegi meie mehaanilist masinat selle jaoks. Te näete tegevustsoone siin ja aktiivsustsoone, mis ajus aktiveeritakse pärast siis meie saabaste kasutamist. Kõigepealt aktiveerumine toimus peamises tundemotoorse ajukoore osas, täiendavas motoorses ajukoore osas, sekundaarses tundesüsteemses ajukoore osas ja motoorse ajukoore ees olevas osas. Tegelikult on need piirkonnad kõik seotud selleks, et liikumisi ette valmistada ja ka neid ellu viia. Ja siin slaidil on näha kõnnistimulatsioonimasina toimet insuldijärgsete patsientide puhul. Oluline on tähele panna, et tegemist on insuldi ägedas faasis toimunud tulemusega, nii et pärast insulti mõned kriitilised päevad. Sinisega on ära toodud nende patsientide grupp, kes seda mehaanilist vahendit ei kasutanud ja punase puhul on ära toodud siis need, kes kasutasid. Me oleme katsegrupis vaadelnud patsiente 2 nädalat ja me näeme, et taastusajad, nii nagu on horisontaalsel toodud numbritega päevad ära, on oluliselt vähenenud nende patsientide puhul, kelle puhul me kasutasime neid saapaid. Nii et me näeme tegelikult kokkuvõttes, et taastusravil võib olla see mehaaniline vahend väga oluliseks, mis aitab patsientidele kiiremini taastuda. Kõigepealt siis millise sagedusega või tempoga me kasutasime seda mehaanilist vahendit 3,5 kilomeetrit tunnis, see tähendab 75 sammu minutis, 20 minutit, 2 korda päevas ja 5 korda nädalas, kokku 3 nädalat. Me vaatasime ka erinevate tserebraalparalüüsi vormide dünaamikat ja nägime, et spastilise dipleegia puhul uute motoorsete oskuste ilmnemine 12 alla 2-aastase lapse puhul 15 oli nähtav. Samuti 34 lapsest 19 lapsed olid alla 4 aasta vanad, esines iseseisvat kõndi. Edasi me nägime ka, et selle meetodi kasutusel toimusid muutused kõnnimustris.
näiteks paranes puusaliigese sirutus, siserotatsiooni vähenemine, kompleksselt vähenes ka jalgade patoloogiline asend ja tekkis jalalaba rullimine ning suurenes ka kõnnistabiilsus. Nüüd teiste tserebraalparalüüsi vormide puhul, näiteks hemipareesia puhul vähenesid üldiselt pareetilised ilmingud, hüppe- ja põlveliigeste liikuvuse ulatus suurenes ja käimine toetus kindlalt mõlemale jalale. Atoonilises staatilises vormis suurenes lihasjõudlus, suurenes kõnnistabiilsus, ka liigutuste koordinatsioon paranes ning liikumisliigutuste koordineerituse suurenemine ja liikumiskohmakuse langus oli ka märgatav. Praegusel hetkel kasutatakse seda vahendit tõhusalt erinevate laste tserebraalparalüüside korral, samuti insuldiravi kõikides faasides, ka alates reanimatsioonifaasist. Samuti kasutatakse seda vahendit erinevatel põhjustel pikalt lebavate patsientide puhul, selleks, et vähendada või vältida ortostaatilisi muutusi ja valmistada neid ette püsti tõusmiseks. Samuti on spinaalpatoloogiate puhul ja alajasemel uude murdude korral traumatoloogiasse kasutusel. Teine vahend, mille oleme välja töötanud ja kasutame, on kuivimmersioon. Kuivimmersioon on saanud ka mudelina kaalutust olekust alguse. Me ei ole seda vanni küll saatnud kosmosesse, aga oleme kasutanud seda maa peal selleks, et simuleerida just kosmoselennu ajal gravitatsiooni vähenemist. See on esimene siin üleval piltil meie vana vann, aga ka uus tehnoloogia siin all on näha. Uus kuivimmersioon vann, mis loomulikult on palju mugavam kasutada. This model can simulate the lack of support. Selle mudeli puhul kasutatakse ära vees olemisel esinevad füsioloogilised muutused. Gravitatsioonijõu vastu suunatud toetusfunktsiooni kaost tulenev järsk ja suur langus sensoorsete süsteemide aktiivsuses. See võimaldab kasutada kaalutust, vedeliku ümberpaigutus kudedes on teine ja ka välise vee poolt avaldatud surve kehale on selle vanni puhul olemas. Kuiva immersiooni kasutamise puhul on peamised tulemid järgmised. Langeb lihaste toonus, langeb lihaskeletisüsteemi koormus, diureesi suurenemine toimub, perifeersete veresoonte vastupanu langeb ja see langetab ka südame löögisagedust ning vererõhku, et see võtab koormuse südamelt maha. Välja on töötatud ka suunised selle meetodi kasutamiseks tserebraalse paralüüsi korral ja me asutasime mitu aastat tagasi uue programmi, mille eesmärk on uurida, kuidas kuivimmersiooni võib kasutada Parkinsoni haigete puhul. Te näete siin ekraanil seda mudelit, tegemist on siis vanniga, mis on sooja vett täis, aga selle peal on elastne kangas, mis vett läbi ei lase. Ning loomulikult on selle kanga suurus palju suurem kui veepeegel ise, nii et patsient ulbib vabalt selle vee sees ilma märjaks saamata, ainult pea jäetakse välja. So this is completely suspended conditions. Nii et täielikult toetavad tingimused ja surve, mis erinevatele kehaosadele avaldub, on tasakaalus igast küljest. Nii et tegelikult aju tajub seda olekut kui kaaluta olekut. On this picture you can see Järgnevalt näete te erinevate lihaste toonuse vähenemist
erinevad säärelihased on siin välja toodud, tibialis anterior ja nii edasi, paremal rohelisega. Ja me näeme, et kui kuivimmersioon toimub, siis esimese tunni jooksul avaldub lihaste jäikuse muutus. Just jäikuse probleemidega patsientide puhul on see väga oluline, sellepärast et lihastoonus märgatavalt väheneb. Siin oleme teinud skeemi selle kohta, kuidas kaaluta olek võimaldab mõjutada lihassüsteemi, aga see on eelkõige seotud just kaalutluse pikaajalise mõjuga kliinilistes uuringutes ja patsientide abi. Me muidugi kasutame kaalutlust ainult lühiajaliselt 45 minutit kuni tund ainult. Siin saate näha, millised on olnud kuivimmersiooni tulemid 45 minuti jooksul. Me näeme, kuidas süstoolne ja diastoolne rõhk mõju on muutunud enne immersiooni ja 45 minuti jooksul oluliselt on vähenenud ja ka südame löögisagedus, nagu näete siin all, on vähenenud. This slide is about our recent study in Järgnevalt meie kõige viimasest uuringust kuivimmersiooni kasutamine Parkinsoni patsientidel. Alustasime seda uuringut Petrozavodski ülikoolis ja kasutasime ka immersiooni kestvusena 45 minutit, aga mitte korraga. Meil oli 7 sessiooni, iga 2 või 3 päeva jooksul üks. Immersioonisessiooni võis igaüks takistada või peatada patsientidest igal hetkel, aga nad seda ei teinud, sellepärast et 45 minutit kestab see ja tegelikult on tegemist väga mõnusa protseduuriga. Ja tulemused on ka välja toodud. Kõigepealt me nägime seda, et patsientidel toimus mõnede vegetatiivsete sümptomite väljendumise langus ja muutused olid suurimad 7. immersioonisessiooniks ja need muutused, mis 7. sessiooniks aset leidsid, püsisid ka 2 nädalat hiljem. Aga tegemist on pikaldase mõjuga sessioonidel pigem, et 2 nädalat tuleb ikkagi lasta mõjuda, enne kui on tulemused käes. Edasi mõõtsime me ka Vein 1 ja Vein 2 neuroloogilistel skaaladel seda, kuidas patsientide enesehinnang või enesetunne muutus. Me näeme seda, et enesehinnanguline sümptomite raskus langes 45% ühe skaala ja 20–25% teise skaala järgi, aga see tähendab ikkagi pärast 2 nädalat kasutamist ja efekt mõjus veel ka 2 nädalat peale nende sessioonide lõppu. Me näeme kokkuvõttes, et efektiivne toime nendel võimalustel on olnud insuldi järgselt, neurooside puhul, ka autonoomse närvisüsteemi somatofoorsete häirete puhul ja kroonilise vähesimuse puhul, sest me näeme ka, et tal on väga sügavalt lõõgastav toime. Oleme näinud positiivseid mõjusid laste puhul, kellel on kesknärvisüsteemi kahjustused, ka tserebraalne paralüüs, Parkinsoni tüve patsiente on see aidanud ja ka neerude tegevuse aktiveerimine on üks kõrvalmõju, sellepärast et kehavedelikud paiknevad selle rõhu tulemusena ümber. Oleme näinud ka, et see aitab kõrgvererõhutõve patsiente, sellepärast et survet arteritele vähendatakse ja see aitab ka südame tööd hõlbustada. Oleme näinud, et see avaldab ka mõju luu- ja lihaskonna haiguste puhul, näiteks songad, lülisamba probleemid ja ka degeneratiivsed ning düstroofilised luu- ja lihaskonna haigused. And very shortly just about
Räägin lühidalt ka veel teistes vahendites kosmosefüsioloogiast, mille oleme võtnud üle rehabilitatsioonikliinikutes. Esiteks nõndanimetatud pingviini kostüüm või skafander. Selle eesmärk on luua vertikaalkompressiooni võimalus. See avaldab tõmbejõudu keha pikiteljel, surub keha kokku. Me tegime sellest vasakul olevast kostüümist eraldi kliinilise mudeli. Nüüd me nimetame seda regenti või valitseja kostüümiks. Kasutame seda patsientide puhul, kes saavad juba liikuda, kas seista või kõndida, aga kelle keha hoiak ei ole õige või kelle liikumise motoorika ei ole päris paigas. Nii et me saame valida välja täpselt need lihaste osad, mida peaks survestama või vähem survestama ja seda kostüümi saab vastavalt patsiendi vajadustele individuaalselt muuta. Oleme tserebaalpatsientidel kasutanud ka pärast seljatraumasid ning insuldi järgselt ja näeme tegelikult väga häid tulemusi. Ja veel üks võimalus on madalsageduslik müoelektrosimulaator. Astronaudid on ka samuti seda kasutanud ning meie rakendame seda nüüd näiteks patsientide puhul, kellel on südamehaigused. Tegemist on küll lihaste treenimisvahendiga, aga arteriaalset survet see ei suurenda ning samuti südamelöögisagedust mitte. See on oluline just südamehaigete puhul, kes ei saa teha füüsilist treeningut, sellepärast et neil on nii arteriaalse surve kui ka südame koormamisega probleemid. Ning võimalik on ka lihasatroofiatega patsientide puhul seda kasutada või inimeste puhul, kes ise trenni teha ei saa. Suur tänu teile tähelepanu eest. Thank you greatly, Jelena. It was extremely nice to see you and suur tänu, Jelena. Oli hea teid kuulda ja näha ning mulle meenus siin üht-teist minevikust, tuletas meelde asju, mida juba teadsin, aga andis ka uut teadmist. Mõned küsimused meil on siin saalis, mõned kuulajad, kui keegi sooviks küsida midagi. Jelena käest. Okay, so I will leave you to your vacation and to your urgent deeds in Moscow. So thank you again and I hope Jätan teid teie töö juurde tagasi Moskvas. Suur aitäh, et olite meiega ja suur aitäh esinemast. Niisiis, suur tänu veel kord meie eelmisele esinejale. Ja järgmisena nüüd siis esineb meie oma kodumaa tohter Silvia Pütsep. Kui ma nüüd jälle valesti ei ütle, ta tohter on. Ei ole. Ta tutvustab ennast ise. Teeme niimoodi. Ja tema siis esindab Eesti reumatoloogia tervisespetsialistide seltsi. Tere päevast, nii vaatajad kui kuulajad. Kõigepealt ma tahaksin võib-olla tänusõnad öelda Värska sanatooriumile, et nad Värska sanatooriumi juhtkond on andnud sellise suurepärase võimaluse just rääkida täna reumatoloogia tervisespetsialistide seltsist, mis on alles uus selts Eestis. Mina olen ise Silvia Pütsep, olen ettevõtja psühholoog. Psühholoogina töötan Värska sanatooriumi rehabilitatsioonimeeskonnas. Ja võib-olla siis väikse sissejuhatusena sellest, et kui me tihtipeale kuuleme, kui kliendid ütlevad, et mul on reuma või on reuma, siis tegelikult reuma haiguste alla kuuluvad väga palju erinevaid haigusi.
ja kui reumahaigustega üldiselt tegelevad reumatoloogid, siis kui on vajadust, lisanduvad sinna ka näete traumatoloogid, ortopeedid ja tihtipeale vajavad ka reumahaiged erinevat taastusravi ja väga palju ka rehabilitatsioonikeskuste teenuseid. Meie reumatoloogia tervisespetsialistide seltsi eesmärk ongi see koondada Eestis erinevad tervisespetsialistid, et parandada reumaatikute elukvaliteeti, samas ka kindlasti ennetada reumahaigusid ja siia ma panin väikse nimekirja, kes on siis tervisespetsialistid. Ja ma arvan, et siia võib ka kindlasti lisada veel teisigi spetsialiste ja ma paningi alla ritta, et meie seltsi on oodatud kõik inimesed, spetsialistid, kes on mingilgi moel seotud reumahaigustega. Ja reumaatilised haigused on ikkagi üks suuremaid haiguse rühmi, mis põhjustab puudeid ja tihtipeale ta on ka üks peamine kutsehaigust. See kirjapilt on mul võetud nüüd Euroopa Reumaliidu andmetest ja Euroopa Liidus arvatakse, et on umbes 120 miljonit reumahaiget, see tähendab, et iga 4. kodanik. Ja Eestis on umbes 250 000 reumahaiget. Reumatoloogia tervisespetsialistide selts alustaski oma tegevust 2019. aasta kevadel. Ja praeguseks on meie tegevus läinud edasi vaikselt, muidugi kindlasti see COVID-i viirus on aeglustanud meie tegevust, aga me oleme kindlal teel ja me soovime, et see meie tegevus aina jätkub ja meil on selleks ka omad arengusuunad. Ja siia paningi veel kirja teile, et me soovime tõsta tervisespetsialistide seltsi kaudu veel reumatoid või reumatoloogia tervisespetsialistide professionaalsust ja huvide kaitsmist ja ka teaduspõhise meditsiini edendamist ja rakendamist. Eelmise aasta kõige suurem saavutus oligi see, et meid võeti vastu Euroopa reumavastase liiga EULAR-i liikmeks. Ja igast maast on võimalus astuda ainult ühel seltsil sinna. Nii et meil on väga suur võimalus avada uksi Euroopasse ka kõigi meie Eesti tervisespetsialistidel. Sellel aastal esindasin reumatoloogia tervisespetsialistide seltsi Küprosel ja seal oli väga hea koolitus ja see koolitus meil veel jätkub ja selle baasil on meil praegu väljatöötamisel koolituse programm Eesti kõikidele tervisespetsialistidele. Siia panin mõned märksõnad, et millised on siis meie seltsi suunad, et pannagi tööle erinevate erialaspetsialistide töögrupid üle Eesti, jätkata spetsialistides koolitust just haiguspõhiselt, kuna reumahaigusi siiski on paljusid me tunneme, aga on ka väga palju selliseid, mis võib-olla ka tavainimesele ei ole veel, tuntud ja mis tahaks võib-olla spetsialistide poolt veel rohkem õppimist ja täiendamist. Ja me jätkame kindlasti koostööd Küprose Reumaliiduga ja EULAR-iga. EULAR-is on olemas tervisespetsialistide selts ja sinna kuuluvad enamus Euroopa Liidu maad. On välja töötatud väga huvitav programm eesti keeles Aeg töötada ja mille eesmärk ongi, et reumaatilised inimesed
või nende haigustega elavad inimesed siiski saaksid jätkata kvaliteetset elu, et neil oleks võimalik töötada, tööle jääda ja kui ka on haiguse ägenemise järgselt naasta ka tööle. Ja meie tegevused siis olekski kokkuvõtlikult koolitada, tõsta spetsialistide professionaalsust, ennetada haigusi ja luua tugivõrgustik reumaatikutele. Miks ma panin just tugivõrgustik reumaatikutele, sest tegelikult toimib meil väga hästi Eestis juba pikka aega Eesti Reumaliit, mis on võib-olla kõige rohkem suunatud patsientidele. Aga selle tugivõrgustiku all siin kontekstis ma mõtlesin just seda, et tugivõrgustikuks oleks reumaatikule peale arsti ka erinevad tervisespetsialistid, on nad psühholoogid, füsioterapeudid, sest see on pikaajaline elu kvaliteedi tõstmine ja ma ise reumaatikuna olles võiks ütelda, et elada reumaatikuna see on täiesti elustiil. Ja me selle aastal panime plaani, et kui nüüd meil see viiruse teema ei riku meie plaane, siis me sooviksime väga teha veebruaris Värska sanatooriumis meie reumatoloogia tervisespetsialistide seltsi arenguseminari. Ja tänangi tähelepanu eest ja kindlasti huvilistel võtta ühendust sellel meilil ja kui praegu on küsimusi, vastaksin ka meelsasti küsimusi ja kui ei ole, siis võib ka kõik küsimused saata selle meili aadressile ja samas muidugi me soovime laiendada oma liikmeskonda, nii et kõikidel huvilistel spetsialistidel, firmadel võib meie poole pöörduda ja me oleme huvitatud igasugusest toredast koostööst. Nii et suur tänu teile! Et kas on küsimusi? Kui ei ole, ootan neid oma meili peale ja suur tänu ja väga ilusad jõuluaega. Tänan siis Silvia Pütsepa loengu eest ja minu ülesanne nüüd siis on natukene tutvustada meie senise koostöö Tartu Ülikooli ja Värska Kurortravikeskuse koostöö vilju. Meie koostööprojekt algas 2 aastat tagasi. Tõsiselt läks ta käima kahjuks natukene hiljem, aga selle tulemusena nüüd me oleme saanud esimesed andmed ja need esimesed andmed siis on paljulubavad. Nüüd teatavatel põhjustel ma kõiki tulemusi avaldada ei saa puhtalt sellepärast, et teadustööde avaldamise reeglistik näeb ette, et need peaksid olema avaldatud esmakordselt. Teine asi on see, et kuna me viimased andmed saime põllult, korjasime kuskil paar nädalat tagasi, siis väga kiire ülevaatlik analüüs sai tehtud ja see on julgustav. Meie projekt kannab siis pikka ja natuke lohisevat nime. Ja nagu metodoloogia väljatöötaja Arvet Vain siis ütles, et sisaldab ka teatavaid möödalaskmisi. Nüüd meil on tulevikus seoses andmete analüüsiga ja võimalike publikatsioonidega kindlasti minul isiklikult on plaanis kõik need vead võimalikult korrigeerida. Ja me oleme siis rahastatud Euroopa Liidu poolt ja teeme siis koostööd Tartu Ülikooli ja Värska Kurortravikeskusega. Nüüd täna avades oma postkasti avastasin sealt teate, et on myotonomeetrias avaldatud uus paber, ehk siis artikkel. Ja ma pööraks tähelepanu, et kus kohas ta on avaldatud, mis näitab, et selle töö kvaliteet on väga hea. Ma nüüd ei hakka seda refereerima, sest ma esiteks ei jõudnud seda vaadata, aga kuna mul see silma jäi, siis ma otsustasin selle esile tuua ja analüüsin seda hiljem kindlasti. Nüüd meie uuringute eesmärk oli
vaadelda kõiki Värska kuuratravikeskusesse tulevate patsientide seisundit. Sellel on väga minu seisukohalt loogiline ja lihtne põhjus, et kuna kõik inimesed tulevad siia, et mingil moel endale abi saada, siis on ju mõistlik neid vaadata ja välja selekteerida, kui see selektsioon tuleb, et kes millist abi siis saavad. Me oleme õnnestunud vaadata 82 patsienti ja nende andmed siis lõpus ma natukene esile toon. Meil on olemas vastav luba selle uuringu jaoks ja selle uuringu sisu on ühekordse kümblusprotseduuri mõju jälgimine ning me võtsime analüüsid, mõõtmistulemused ka patsiendi või ütleme kliendi lahkudes siit sanatooriumist, kui ta oli saanud kätte oma ravikuuri 5 päeva. Seega ravikuuri mõju kui selline. Ja uurisime siis õlavöötme lihastest trapetslihast ja alaselja lihastest seljasirutaja lihast umbes lumbaalüli 4. lüli tasemel. Miks need 2 piirkonda? Need on näidatud, et on kõige inimese elu traumeerimamad piirkonnad, et seljavalu, alaseljavalude all kannatab ilmselt enamik, suurem osa inimestest üldse, see tuleneb inimese füsioloogilisest püstisest asendist ja õlalihaste hädad on samuti väga laialdased. Ning meie mõõtmine toimus siis hommikul enne protseduuride algust, kui klient oli järganud Värska sanatooriumis, siis esimene asi tuli ta mõõtmisele, vähemasti ta pidi tulema, ja mõõtsime siis 2 asendis, istudes ja kõhuli lebades. Järgmine mõõtmine toimus koheselt peale vanni protseduuri ja 3. mõõtmine toimus siis peale 4-päevast protseduuridel käimist reede hommikul. Esimene mõõtmine toimus esmaspäeva hommikul. Ja sellega tekkis meil siis 3 mõõtmispunkti, millest me esimese 2 vaheanalüüsil saame kätte tulemuse, kas protseduuril on mõju ja esimese ja 3. mõõtmistulemuse vahel saame kätte vahe, kas sanatooriumis viibimisel on olnud mõju. Nüüd natukene siis myotonomeetriast, millest Arvet Vain andis väga põhjaliku ja väga selge ülevaate, siis myoton annab mehaanilise löögi kudedele ja selle tagajärjel tekivad siis 2 tüüpi võnkumislained. Ühed nimetatakse P-tüüpi primaarlained, esmased lained, mis on siis selle löögiga samasuunalised ja pendeldavad edasi-tagasi, üles-alla võib-olla. Ja teised on siis sekundaarsed, need levivad lateraalses suunas löögi suunast. Kõhuli olles alaselja mõõtmine toimub siis sellisel moel, kahjuks puudub pilt, kuidas toimub ka trapetsi mõõtmine, aga see mõõtmisprotseduur on selles mõttes lihtne, lihtsasti omandatav ja seade on väga hästi käsitletav, et see on selle seadme üks hea omadus. Lisaks on see, et temaga saab iga nurga all mõõta. Nüüd siin on toodud natukene erinev algsest või ütleme meie poolt katses läbi viidud olukorrast, kuid on näidatud siis põhilised positsioonid. Lamades asendis mõõtmissuund trapetslihasele oli keha pikitelje suunas, nagu ka istudes. Istus patsient käed süles, mitte laua peal, nii et käed süles ja alaselja mõõtmine siis samamoodi pikali lebades ja istudes. Siis nagu ma ütlesin, meil oli 3 mõõtmispunkti, enne kümblust, peale kümblust ja peale ravikuuri, enne viimast protseduuri, enne viimaseid protseduuri päeva, istudes, kõhuli lebades ja istudes. Ja mõõtmisvõrdlused, mida me siis plaanime teha, on mõõta esimest punkti 2. ja 3.
ja seda eraldi nii istudes kui lebades. Nüüd põhjus on selles, et vastavalt doktor Viiri uuringutele pikali heitmine põhjustab olulised müotoniga mõõdetavate lihasparameetrite muutused. Kui inimene on püsti või istudes, siis õlavöötmes asend ei muutu, aga kui ta pikali heidab, siis pikali heitmise tagajärjel langevad biomehaaniline jäikus, biomehaaniline võnkesagedus, biomehaaniline pinge ja lihase elastsus vastupidiselt ootustele pikali heites muutub plastsemaks. Seda ma näitan teile ka pärast skeemi pealt ja seletan selle nägemust, mis see selle taga on. Nüüd andmed, mida me kogusime, siis ma otsustasin neid analüüsida niinimetatud mitteparameetriliste statistikutega. Selle põhjus on see, et nii palju, kui mina olen nüüd neid andmeid oma elus töötanud, siis väga paljud nendest mingil põhjusel ei jaotu normaalselt. Ja selle tõttu on statistikute poolt soovitatav, et kasutatakse teist laadi statistilist analüüsi. Ja kasutasin siis Wilcoxoni võrdlevate paaride testi, võrdlust, kus siis sama inimese 3 punktis saadud mõõtmised lähevad ühte ritta ja statistiline analüüs siis võrdleb ühe inimese tulemusi kooskõlas teiste inimeste samade tulemustega. Ja siin on siis esimesed tulemused. Y-teljel ehk siis, siin on meil siis nüüd biomehaaniline jäikus, mis siis iseloomustab vastupanu kuju muutusele ja väärtuseks on newtonid meetri kohta, mis siis peaks sisaldama seda, et kui me tungime 1 meetri sügavusele vastavasse kehasse, kui mitu newtonit me selleks peame kulutama. Ja kindlasti seda 1 meetrit sinna ei mõjuta, vastupidi, aga arvutuslikult annab ta meile sellise väärtuse. Ja siin on nüüd antud niinimetatud kast ja vuntsid meetodil informatsioon, kus on näidatud, et 25–75% tulemustest mahub siia kasti sisse. Meil on mediaanväärtus, on siin see pisike ruuduke ja siis ekstreemsed väärtused on toodud eraldi vuntsikestega välja. Ning nagu ma teile ütlesin, et me võrdlesime siis positsioonil või mõõtepunktil 1 nii istudes kui siis lebades, S on sitting, L on lying. Ja see on siis mõõtepunkt 1, mõõtepunkt 2 ning mõõtepunkt 3. Ja nagu näha, siis trapetslihasel õlavöötmel statistiline oluline erinevus tekkis just nimelt lihase puhkeasendis. Ja siin on näidatud ka see, kui tugevasti on mõjutatud see parameeter keha asendist. See vahe on äärmiselt suur ja äärmiselt erinev. Ning siin nüüd näeme suunda, mille lahti seletamine on nüüd teadlaste ülesanne ja mis nõuab siis tugevaid diskussioone ka kolleeg Arvet Vainiga. Nimelt esialgne toime, ühe vanniskäigu toime on lihas bioloogilist jäikust alandav. Kuid üllatuslikult on lõpptulemus puhkeasendis mõnevõrra tõusnud ja see on oluline, see vahe. Kuid mis me näeme siin erinevust algse olukorraga on see, et 25–75% tulemustest on tunduvalt kitsamas vahemikus ning maksimaalsed erinevused on palju väiksemad. Ja et me võiks ütelda, et see protseduuride summaarne toime on erinevate inimeste samade parameetrite stabiliseerimine ja seda just nimelt puhkeasendis. Elastsus. Siin on nüüd ilmselt mõningane niisugune tavaloogikale vastupidine käitumine, aga sisse süvenedes sellele asjale, siis ta on üsna ratsionaalne.
kõik tulemused on näidanud seda, et lihase kontraktsiooni puhul lihase elastsus suureneb. Sellel minu seisukohalt on väga lihtne seletus, võib-olla natuke teist laadi kui teistel on see, et lihaskiht, mis meid püsti hoiab, samal ajal ka kaitseb ja katab teisi organeid, sealhulgas luid. Ja kui peaks juhtuma väline kokkupõrge või väline mehaaniline mõjutus, siis kõige paremini seda mõjutust neutraliseerida on elastsusega. Ja teatavasti inimesel on refleks, kas siis kukkudes, ennast krampi tõmmata, mis siis tõstab lihaste elastsust ja selle tõttu väline mehaaniline mõjur saab kergemini ja lihtsamini elimineeritud. Ehk siis tema toime ei ole nii kahjustav. Ja siin on nüüd näidatud seda, et kui inimene on istuvas asendis, siis trapetslihas on suhteliselt elastne. See näitab seda, et ta peab enda küljes kandma rippuvaid käsi ja hoidma püsti pead. Ja kui ta nüüd pikali heidab, siis lihased muutuvad plastsemaks, mis on siis elastsuse vastand. Ja plastsus, mida me näeme, mida minu seisukohalt lihastes vaja läheb, on see, et just nimelt mitte osutada vastupanu sealhulgas vere voolamisele, vaid võtta ja minna eest ära, kui peaks tulema uus ports värsket verd lihastesse. Ja siin on nüüd andmete analüüsi tulemus üks niisugune omapärane nähtus, mida statistikud kindlasti ja teadlased omavahel vaidlevad, on see, et kui suur on statistilise olulisuse väärtus. Statistiline erinevus, kui see P-väärtus on 0,05, siis see tähendaks seda põhimõtteliselt lihtsalt seletatuna, et meie eelduste veaprotsent on umbes 5%. Ja nüüd väga paljud võtavad seda kui sihukest naelaga seina löödud tõde. Samas ma ei väida praegusel hetkel nende andmete juures, et me oleme saanud mingisuguse ääretult nagu olulise tulemuse. Küll aga ma näitan seda, et meie P-väärtus 0,06 iseloomustab siiski, et mingid muutused on. Nüüd ilmselt on see koht, kus me peame neid muutusi täpsemalt defineerima ja otsima hakkama, et millised need muutused on. Ja teine asi on see, et see väärtus võib muutuda niinimetatud statistiliselt oluliseks alla 0,05 juhul, kui meil näiteks katsealuste arv, inimeste arv suureneb või homogeniseerub mingil muul moel. Ja trapetslihase elastuses muid tulemusi näha ei ole. Alaseljalihastes on jällegi just nimelt selle esimese protseduuri mõju hästi tugev, kohene toime. Ja jällegi me näeme seda, et toimub nii parameetrite ühtlustumine kui siis erisuste vähenemine. Ja seda on nii lebades asendis kui siis ka istudes asendis, mida meie vaatleme kui teatavat funktsionaalset seisundit. Nüüd üllatuslikult selle uuringu käigus ei tulnud vahe bioloogilise jäikuse juures sisse istuvas ja pikali asendis, nagu te nägite trapetslihase puhul. Ja see on midagi, mille üle meie peame praegu nõu pidama, aru pidama, mõtlema, millest see on tingitud, sellepärast et varasemal ajal on siin saadud erinevus selles parameetris teiste uuringute käigus, mida me oleme läbi viinud. Ja elastsuses, siis antud piirkonna elastsuses jällegi me näeme, et muutusi ei ole. See, et muutusi ei ole, tõsi, siin võib vaadelda keskmiste väärtuste muutust, kuid statistiline analüüs siin mingisuguseid tulemusi meile ei andnud. Nii et me oleme nende andmete analüüsis alles väga algusjärgus ja nõuab väga tõsist mõttetööd, mida millega võrrelda, kuid ma olen täiesti veendunud ja need tulemused toetavad minu nägemust sellest, et Värska kuuratravi keskuses tehtavate protseduuridel on mõju.
Nüüd lisaks veel see, et mis protseduurid meil siin olid, meil oli 2 protseduuri, see kümbluse protseduur iseenesest oli mudakümblus ja niinimetatud pärlivann, mullivann, mineraalveega. Nii et need andmed on meil veel eraldi töötlemata ja see suur töö seisab siis kõik veel alles ees. Ja kordaks siis need üle, et trapetslihase jäikust vähendav toime on kümblusprotseduuril, mida me siis siin mõõtsime. Ja see avaldub eelkõige siis suhtelises lõõgastusasendis. Ning see, kas trapetslihase elastsus väheneb, ehk siis tema plastsus suureneb, seda me saame tulevaste andmete töötlusete käigus siis täpsemini teada. Ja alaseljale on siis täiendavalt jäikuse vähenemine antud protseduuri käigus, nii et soodsalt see protseduur mõjub. Ja ma tänaks kuulamast ning ma tänaks siis ka meeskonda, kes selle töö läbiviimisel on olnud väga olulised, eelkõige mõõteinglit Annika Alavre. Aga ma tänan teid väga. Tänan tehnilist meeskonda, kes on olnud kogu selle asja kokkupanemise juures. Ülioluline loomulikult, ma tänan tõlki ja kogu seda protsessi läbi viinud osalejaid. Teie, kes te tulite siia kuulama, teie, kes te olete võrgus. I will thank all of you who have lectured from abroad and if you're still there, I am grateful for your participation and we will hope to see you soon sometimes in real. Suur tänu teile veel kord. Ja ma annaks Kersti Virrale edasi lõpetuseks korrigeerimaks kõiki minu apsakaid. Et lihtsalt tahan öelda mõned lõpusõnad, et suur aitäh kõigile tänastele ettekandjatele, aitäh Alarile päeva juhtimast ja nüüd on siis uuring tehtud ja jääme veel põnevusega siin aasta lõpus tulemusi ootama täpsemalt, et ilusat päeva kõigile ja mina tänan Värska Kuurortravikeskuse kollektiivi poolt kõiki tänaseid läbiviijaid, ka tehnikuid ja tõlki ja kaameramehi, kes aitasid tänasel päeval õnnestuda. Aitäh kõigile!